Tere õhtust. Tere, Kadre. Kas sina kuuled mind? Ja mina kuulen. Veidikene hakib, aga võib-olla see on minu enda probleem. Vaatame. Loodame, et see hakkimine kaob ära. Aga tundub, et meil võib minu poolt olla täna natukene ka leviprobleeme. Loodame, et need ei sega ülekannet ja kui hakkavad segama, siis Kristin kindlasti annab meile märku. Mina olen Katrina Laks Microventionist ja mul on hästi hea meel võõrustada Microventioni webinaris uuesti doktor Kadre Saaret. Kadre Saare on laste neuroloog, kes rääkis meile suve lõpus sellest esmakordsete lastest ja peavaludest. See oli hästi populaarne webinar, saime tohutult palju head tagasisidet. Aga mis me tol korral juba webinari jooksul ära nägime, oli see, et kõik teemad sellesse ühte tundi aega meil ei mahtunud. Kadre Saare on Tartu Ülikooli Kliinikumi laste neuroloog ja lapse ja peavaludega juba pikalt tegelenud, aga et ise mitte nii pikalt sellest sissejuhatuseks rääkida. Ma annaksingi sõna Kadrele väikseks enesetutvustuseks ja täna siis avamaks natukene alateemat pingetüüpi peavalu laste puhul, mis järel ma loodan, et meil avaneb võimalus ka mõnusaks diskussiooniks nende küsimuste põhjal, mida kõigil kuulajatel on võimalik meile siis kas chati või küsimuste-vastuste vormi kaudu saata. Tere õhtust kõigile kuulajatele. Ma loodan, et mind on piisavalt hästi kuulda ja ülekande kvaliteet on ka piisavalt hea. Mina olen lasteneuroloog, erialasel tööl alates 2019. aastast, aga vahepeal veetnud ka mõnda aega kodus oma pisikese poja kõrval. Võib-olla just see lapsevanemaks saamine ja lapsevanemaks olemine on ka muutnud minu vaadet nii mitmetele erinevatele neuroloogilistele probleemidele ja võib-olla aidanud ka siis selle ja eelneva ettekande ettevalmistamisel just mõtelda selle peale, et mida siis lapsevanemad võiksid tahta teada erinevatest peavaludest. Minu teine töö on siin selja taga näha, siin lipuvad erinevad juhtmed ja seina ääres on masinad, millega saab teha elektroneuromüograafiat, mis on siis üks neurofüsioloogiline uuring, lisaks siis ka EEG uuringule, mille vastamisega ma tegelen. Aga ma arvan, et minust on juba piisavalt räägitud, et räägime siis nüüd ikka põhiasjast. Et tänaseks teemaks valisin pingetüüpi peavalu. Peavalu teemasid tõesti on palju, on erinevaid, poole tunni ettekande ja arutelu sisse need ei mahu, ja läheme siis edasi ühe teemaga. Aga kõigepealt ma tahaksin eelneva ettekandega seoses ära õiendada kaks asja, mis jäid ajanappuse taha. Et üks küsimus oli, et kas peaks lapse peavaluga ootama ja vaatama, et kuhu see peavalu läheb ja kas ta läheb tugevamaks, siis oodata ei ole vaja. Või ei ole ka mõtet, et see valu tugevamaks läheks. Et valuravi on kõige efektiivsem siis, kui teda rakendada võimalikult vara. Kui on lapsel juba korduvad peavalud olnud ja ka laps ise tunneb ära seda, et kas ta vajab valuvaigistit või mitte, siis võib näiteks valuvaigisti tarvitamise kõrvale jätta, aga et kui ikkagi lapsel on peavalu, eriti selline peavalu, mis tema tegevust katkestab, siis kindlasti peaks varakult peavalurohi käepärast olema. Siis jäi mulle ka mulje, et segadus võis tekkida nii-öelda peavalude profülaktilise raviga. Et me nimetame seda ravi küll profülaktiliseks ehk ennetavaks, aga see ei ole seda sorti ravi, mis hoiab ära üldse peavalu probleemi teket, vaid see on kroonilise peavalu ravi, mille eesmärk on peavalude sageduse vähendamine.
ja see profülaktiline ennetav ravi, see kehtib nii migreeniga, pingetüüpi peavaludega kui ka muud tüüpi peavaludega. Siis meeldetuletuseks peavalutüüpidest, et peavalud jaotatakse laias laastus 2 rühma, on siis eraldiseisvad peavaluhaigused ning on peavalud, mis tekivad mingisuguse muu probleemi tagajärjel. Ja lastel kõige sagedasemaks peavalu põhjuseks üldse on äge haigestumine. Tavaliselt on see siis äge viirushaigus. Ja kui me räägime siis peavaluhaigustest eraldiseisvana, siis kõige sagedasemad on migreen ja pingetüüpi peavalu. Ja sellest me siis täna räägimegi. Üldisest veel, et millal tuleks lapsega siis ütleme kiiresti või kohe pöörduda arsti juurde. Et kindlasti on need peatraumaga seotud peavalud, et kui kas kukkumisega, kokkupõrkega või siis ka suurema traumaga, näiteks jalgrattalt kukkumisega või siis autoõnnetuses osalemisega kaasneb tugev peavalu, peaks kindlasti lapsega siis erakorraliselt pöörduma. Ka selline peavalu, millega kaasneb midagi muud, näiteks oksendamine või nägemise muutus, siis kuklakangestus, kindlasti siis, kui peavaluga kaasneb uus palavik, kui on mingisugused muud nii-öelda probleemid, näiteks teadvuses ei ole selge või siis laps komistab, koperdab. Et kindlasti kõik need, kes tunnevad ära endal või oma lapsel migreeni, mõtlevad, aga ma ei pea iga kord pöörduma. Aga et kui selline episood esineb esimest korda, siis kindlasti peaks arstiga ühendust võtma, et kas see siis on oma arst, oma perearst, lastearst või siis erakorraline pöördumine. Kui see asi on juba nii-öelda tuttav, et selliseid peavaluhoogusid on varem olnud, on teada, et need lähevad mööda, siis on juba pigem arsti juurde pöördumine selleks, et teada saada, et mis see peavalu ikkagi täpselt on. Kindlasti peab arsti poole pöörduma sellise peavaluga, mis äratab lapse unest. Ja kui on peavalu probleem väikesel lapsel, ikkagi lasteaia lapsel sage peavalu on murekoht, millega tuleb edasi tegeleda. Valutugevuse hindamisest. Pisikestel lastel me ei saa kasutada numbrilist skaalat, kasutame nägude skaalat. Ja oskavad nad päris kenasti näidata oma näpuga, et kuidas nad siis ennast tunnevad. Valu on subjektiivne, nagu me eelmisel korral ka rääkisime, et siis see 10-palline valu on maksimaalne valu, mida see konkreetne inimene suudab ette kujutada. Et naisterahvastel seda 10-pallilist valu võrreldakse sünnitusvaluga, aga et üldiselt täiskasvanutel ka, et selline valu, mis paneks sind minestama, aga lapse puhul ongi, et see on kõige tugevam valu, mida ta kunagi on tundnud. Ja see võibki olla, et ta ütleb, et ta valutabki maksimaalselt. Ja sellepärast on siis lapsevanematel vaja oma last jälgida, et kuidas väliselt tundub. Et alati me küsime lapse käest, kui tugevasti tema pea valutab ja milline tema peavalu on, sest tema on oma peavalu ekspert. Aga lapsevanemad ka välise hinnangu järgi saavad arsti aidata, et kui tugev see valu siis võiks olla. Et selline peavalu, mis ei takista lapse tegevusi, on nõrk. Kui laps näiteks ei taha aktiivselt mürgeldada, aga eelistab niimoodi vaikselt mängida või raamatut vaadata näiteks, aga ikkagi kurdab valu, on see selline mõõdukas valu. Selline valu, mis katkestab lapse tegevused niimoodi, et ta tahab olla rahulikult oma ette, näiteks vaikses ruumis, tekk üle pea, on kindlasti tugev valu. Ja nüüd juba lähevad pingetüüpi peavalust. Nagu me eelmisel korral rääkisime, siis lapsed oskavad oma peavalu iseloomustada üsna hästi. Kui nad juba oskavad joonistada, siis on sellest ka meile päris palju abi. Mida siis 10-aastased tütarlapsed on oma peavalu kohta näidanud, et siin ekraanil vasakul pool on siis üks neiu, kelle pea ümber justkui on pael. Ja pingetüüpi peavalu iseloomustabki selline kahepoolne, suruv või ka siis nagu sellise paelana kujutatav valupiirkond. Ja paremal pool see neiu, kes on kätega peast kinni hoiavad, kirjeldas või siis oma joonistuse juurde täiendas seda, et see on selline valu, mis surub tema pead kokku. Mis peale pea enda valutamise sageli pingetüüpi peavaluga kaasneb, on
valu kaelas või valu kiirgumine. Et siin on need sagedased punktid siis toodud, et kuhu kohta valu kiirgub. Kuklapiirkonda, kaelalihastes, mis kinnituvad vahetult kuklaluule, siis sellele suurele lihasele, mis pöörab meie pead, ladina keeles sternocleidomastoideus, ja mis pingetüüpi peavaludega veel ka kaasneb sagedasti, aga mitte kõikidel juhtudel on see, et need samad piirkonnad on puutumisele tundlikud ja et lisaks sellele, et see valu on seal kohas, kust katsutakse, kipub see valu siis kiirguma ka siis, kui seda piirkonda puudutatakse. Aga miks siis ikkagi pingetüüpi peavalud tekivad? Et natukene sarnast migreeniga. Et kui eelmine kord rääkisime, et migreeniga inimeste aju on väga tundlik keskkonnateguritele ja sisemistele teguritele, siis ka nagu paljude teiste asjadega arstiteaduses on see, et ega me nagu päris täpselt ei tea ja päris oma pead anda ei saa mingisuguse fakti kinnitamiseks. Aga mida on teada, on see, et need inimesed, kellel esinevad pingetüüpi peavalud, on valule tundlikumad kui teised. Et siin ekraanil vasakul pool näete siis kedagi, kes katsub oma valusaid kaelalihaseid ja on teada, et lihastes tekib suurenenud tundlikkus ja lihased muutuvad nii-öelda tugevaks ja jäigaks. Ja et lihastes esineb ka paikne põletik. Ja on näidatud seda, et need inimesed, kellel on siis pingetüüpi peavalud, et nemad siis valustiimulitele, et nii-öelda nendel valu tekitamiseks on vaja nõrgemat stiimulit kui nendel inimestel, kellel pingetüüpi peavalu ei ole. Lisaks esinevad siis teatavad verevoolu muutused, seda ka aju vereringes, mis siis viivadki nagu sellise tundlikkusläve langemiseni. Ehk siis, et selleks, et tekitada ebameeldivat aistingut, on vaja nii-öelda inimest vähem segada kui teist inimest, kellel pingetüüpi peavalu ei ole. Ja mis siis sinna otsa satub, nagu paremal pool ekraanil on näidatud, on see, et ka aju, mis võtab vastu seda valusignaali ja peab sellega midagi ette võtma. Et ka ajutundlikkus on suurenenud ning aju võimekus siis hakkama saada sellega, et ta selle valusignaali kuidagi nii-öelda tagaplaanile paneb, on vähenenud. Ehk siis valu moduleerimise võimekus pingetüüpi peavaluga inimesel on vähenenud. Ja et mida sagedasemad need peavalud on, seda tõenäoliselt intensiivsemad need protsessid on. Pingetüüpi peavalu on sage probleem ja see on kõige sagedasem peavaluhaigus lastel. Migreen on kõige suurema nii-öelda haiguskoormusega peavaluhaigus nii täiskasvanutel kui ka lastel, just sellepärast, et migreen oma olemuselt on väga tugev ja ta segab elu mitmetes erinevates aspektides. Ehk siis lasteaias puudumise päevi, koolist puudumise päevi ja töölt puudumise päevi on migreeni tõttu kõige rohkem. Et päris täpselt ei ole meil võimalik öelda, kui palju seda haigust on. Aga et erinevad riigid on siis näidanud seda, et ütleme niimoodi, vähemalt 5% lastest on kogenud pingetüüpi peavalu. Siin ei ole nüüd eristatud seda, et kas tegemist on nagu sageda või harvaga või siis on erinevus selles, kui palju see peavalu seda last segab. Aga et millele ma tahaksin tähelepanu juhtida on see, et siis need uuringud, mis võtsid siis teismelised, keda nad küsitlesid või kelle vanemad neid küsitlesid selles suhtes, et millised need peavalud on ja kas nad sobivad pingetüüpi peavaludeks, et teismelise eas on seda kindlasti sagedamini ja et need uuringud, kus on siis väiksemaid lapsi ka uuritud, et nendel see üldine esinemissagedus on madala. Ja võib-olla ka siis, et kui vaadata neid vanuseid, et umbes nii 5-6-aastane laps võiks olla siis
piisavalt vana, et osata meile kirjeldada seda, et tema peavalu on just pingetüüpi peavalu. Sellepärast, et nii nagu ka teiste peavalude diagnoosimisel on see, et meil ei ole ühtegi sellist testi või uuringut, mis ütleb, et sellel lapsel on täpselt seda tüüpi peavalu, vaid me sõltume väga palju sellest, kuidas laps ise ja kuidas tema vanemad peavalusid kirjeldavad. Pingetüüpi peavalu jagatakse esinemise sageduse järgi 3. Et on siis episoodiline peavalu ja krooniline pingepeavalu. Harv episoodiline peavalu on selline peavalu, mis esineb keskmiselt vähem kui 1 korra kuus. Ja sage episoodiline peavalu ei tohi esineda rohkem kui pooltel päevadel kuus. Ja siis on see krooniline, mis jääb üle, et kus ühel noorel inimesel, ühel lapsel või täiskasvanul esineb pingetüüpi peavalu vähemalt pooltel päevadel kuus. Siis krooniline pingepeavalu on selline peavalu, mis võib igapäevaselt kesta mitmeid tunde. Ta võib kesta järjest ka päevi või võib olla tegemist sellise juhuga, et sellel inimesel valutabki pea iga päev ja kogu aeg. Episoodilise peavalu kestuse piiriks on 7 päeva. Peavalu iseloomust me juba natukene rääkisime, et see on kahepoolne, ta on suruva, pigistava iseloomuga, aga see valu ei ole väga tugev. Ning tavaline füüsiline aktiivsus, mis on siis näiteks lihtsalt kõndimine või trepist käimine, ei tee seda valu tugevamaks. Peavalu kriteeriumid või on siis olemas selline asi nagu rahvusvaheline peavaluhaiguste klassifikatsioon, mis siis diagnoosib pingepeatüüpi peavalu sellisel juhul, siis episoodilist pingetüüpi peavalu, kui patsiendil ei esine ei iiveldust ega oksendamist oma peavaluga koos ning tal võib esineda kas siis helikartus, valguskartus või mürakartus, et see on, üks nendest peab olema valgus. On jäänud viga sisse siia slaidile, et ta tohib näiteks seda, et siis laps ei taha eredat valgust, palub tule ära kustutada või siis on see, et ta ei taha valjusid helisid, aga mitte seda, et mõlemad korraga, sest nagu kes eelmisel korral siin meiega ühinesid, mäletavad, et see on iseloomulik migreeni tüüpi peavalule. Ja kroonilisele pingetüüpi peavalule nii-öelda on lubatud see, et patsiendil tohib olla selline nõrk iiveldus või lihtsalt iiveldustunne, aga oksendamist mitte. Ehk siis sellised peavalud, millega kaasneb oksendamine, ei ole pingetüüpi peavalud. Mis teeb asju keerukaks? On siis diagnoosimise mõttes on see, et lapse ja pingetüüpi peavalul ja lapse ja migreenil on mitmeid ühiseid jooni. Et kui täiskasvanutel praktiliselt alati, et võibki pea anda, on migreeni tüüpi peavalu ühepoolne. Et ka õpetatakse seda, et täiskasvanu migreen on ühepoolne. Siis laste migreen võib olla kahepoolne. Laste migreeni valu ei pruugi olla ülitugev. Ja siis on see samamoodi, et pingetüüpi peavalule on nii-öelda lubatud see, kas patsient siis või laps kardab valgust või müra. Ja on ka see, et pingetüüpi peavalule, rääkisime, on iseloomulik see, et on kaelavalu või kaelapinge, aga ka paljudel migreeniga patsientidel tekib selles prodroomi perioodis ehk siis selle migreeni valu eelses perioodis kaelapiirkonna pinge. Kui lapsel või täiskasvanul on aura sümptomid, siis see kindlasti ei ole pingetüüpi peavalu, vaid sobib rohkem migreenile. Pulseeriv valu on iseloomulik migreenile ja ei ole iseloomulik pingetüüpi peavalule. Et pingetüüpi peavalu siis seda diagnoosimist on iseloomustatud ka sedamoodi, et sa vastad sellele küsimusele, et kas see siis on migreen või ei ole migreen. Et kui migreenile iseloomulikke tunnuseid ei ole, siis me võime pigem arvata, et tegemist on pingetüüpi peavaluga. Aga nii nagu elus sageli juhtub, võib olla ka seda, et ühel lapsel on mõlemat tüüpi peavalud. Ja siin on siis üks noormees, kes on oma peavalusid joonistanud, et tal esinevad need mitte eriti tugevad peavalud, millega ta saab hakkama, mida ta ise oskab juba nimetada, et see on pingetüüpi peavalu. Ja siis on tal sellist tüüpi peavalud, kus tal on selline tunne, et tema pea lihtsalt lõhub otsast ära.
et tal esinevad mõlemad koos. Ja mis me siis nende pingetüüpi peavaludega ette võtame? Kindlasti see slaid tuleb teile, kes eelneval korral ka jälgisid, tuttav ette, et ka pingetüüpi peavalu on siis selline peavalu, mille me ravime siis kas lihtsalt seda peavalu hoogu või me proovime siis sagedasi peavalusid ära hoida ja rakendada ennetavat ravi. Ja mida ma tahaksin uuesti rõhutada, mis mulle väga meeldis ühest laste peavalu tegelevast raamatust, on see, et nagu esimene samm, mida arst peab tegema, on see, et kinnitama seda, et see mure et seda muret on kuuldud, sellest on aru saadud ja see inimene, kes siis seda muret on kuulnud, proovib koos selle perega leida sellele lahenduse. Ka järgnev slaid, ilmselt väga tuttav, et lapse peavalu tegelikult ükskõik mis tüüpi ta on, see esimene tegutsemine kodus ongi see sarnane. Et siis manustada kas paratsetamooli või ibuprofeeni, selle annustamine käib siis lapse kaalu järgi, mitte vanuse järgi. Kui räägime väiksematest lastest, et suuremad lapsed seal kehakaaluga üle 60 kilo, et nendel on annustamine juba nii nagu täiskasvanutel. Ja siis selle pingetüüpi peavaluga, nagu eelnevalt oli juttu, et kuna see valu enamasti ei ole nii tugev, et see katkestas lapse tegevusi, et siis võib ka piisavalt suurelt lapselt juba ise küsida, kuidas ta tahab olla. Et vaikus ja rahu on see, mis aitab, eriti ka see, kui saab magama jääda, et kas ta eelistab olla seal omaette, näiteks oma toas teki all, või ta soovib ikkagi edasi toimetada. Siis pingetüüpi peavalu, kui ta on sage, võib kujuneda päris suureks probleemiks. Et üks juht näitlikustamiseks, siis ühest 15-aastasest neiust, kes on nii-öelda poolendi välja mõeldis, aga selliseid muresid tegelikult sageli esineb. On siis neiu, kellel on esinenud peavalu iga päev viimased 5 kuud. Ja ta pea valutab terve selle aja, kui ta on ärkvel. Ja see valu on tugev, mõõdukas kuni tugev, aga mitte ülitugev. Ta kirjeldab seda suruvana, ta ei ole oksendanud ja tal ei ole iiveldust peavaluga koos. Mõnikord esineb tal kerget valguskartust. Ja et tema peavalud on sellised, et kui ta on ka seda ibuprofeeni või paratsetamooli võtnud siis sobivas annuses, siis see ei ole teda aidanud. Mida me temast veel teame? Tal on selliseid peavalusid, sarnase iseloomuga peavalusid, aga lühemalt kestnud peavalusid esinenud varasemalt mõned korrad kuus. Ta magab hästi, peavalu ei takista tal magama jäämist. Ta ei ole puudunud koolist ja ta õpib viitele. Ja ta tegeleb rohkete kooliväliste tegevustega. Ta jõuab käia muusikakoolis, ta käib kooriproovis, käib tantsimas ja jõuab veel kergejõustikutrenniga. Ja ta valmistub gümnaasiumi astumiseks. Ja et kui temaga siis oma ette rääkida, et siis ta avaldab seda, et temal on suurenenud ärevus. Nende sümptomite järgi, mida me siis ja kui ma ütlen teile ka seda, et tema neuroloogilises läbivaatuses, arstlikus läbivaatuses ei olnud mingisuguseid kõrvalekoldeid, me võiksime temal diagnoosida siis kroonilist pingetüüpi peavalu. Aga laiemalt, millega on tegemist, on siis krooniline igapäevane peavalu. See krooniline igapäevane peavalu ei ole iseseisev peavaluhaigus. Teda ei ole peavaluhaiguste klassifikatsioonis ja on ka neid peavaludega tegelevaid arste, kes ütlevad sellist asja ei ole üldse olemas, et on kas krooniline migreen või siis krooniline pingetüüpi peavalu. Aga mis sellele siis on iseloomulikud, et see tekib siis lastel ja täiskasvanutel, kellel on eelnevalt juba mingisugune peavalu probleem olnud. Psühholoogiline stress on kõige tugevam faktor, mis seda peavalude süvenemist soodustab. Peavalud enamasti vastavad pingetüüpi peavalude kriteeriumitele, aga võivad esineda ka migreenil omased peavalud. Sagedasti nendel inimestel on perekonnaliikmete hulgas kedagi, kellel on ka kroonilise peavalu probleem ning kas sellel lapsel või siis mõnel tema perekonnaliikmel on probleemiks ärevus või depressioon. Siis mis mured veel sagedaste pingetüüpi peavalude puhul
võivad esineda. On siis oht sellise nõiaringi tekkimiseks, et sage peavaluravimite kasutamine võib viia siis eraldiseisvale peavaluhaigusele, milleks on ravimi ülekasutuspeavalu. Ja seda esineb ka lastel. Selle esinemissagedus on õnneks madal. Seda on ka natukene keeruline uurida, aga et on näidatud, et tõenäoliselt seda ei esine rohkem kui 3 lapsel 100-st, kellel on peavalu probleem, mitte siis 3% kõigist lastest, aga just, et 3% kroonilise peavaluga lastest, kuni 3%. Ja et siis selle ravimi ülekasutuspeavalu ennetamiseks, ärahoidmiseks ei tohiks tarvitada siis ibuprofeeni ja paratsetamooli tüüpi valuvaigisteid rohkem kui 14 päeval kuus. Ja sumatriptaan või triptaanid, mis on siis migreeni hoo spetsiifilised ravimid, et neid ei tohiks tarvitada rohkem kui 9 päeval kuus. Ehk siis, kui peavalud muutuvad sedavõrd sagedaseks, et seda valuvaigistit on vaja väga sageli, siis tuleb mõelda juba sellele, et me peame midagi ette võtma selleks, et neid peavalusid oleks vähe. Ja nagu eelmine kord oli juttu, et me ei saa muuta seda, et meil on see peavaluhaigus, aga me saame muuta seda, kui sagedasti peavalu esineb. Ka järgmine slaid on paljudele kindlasti tuttav, et erinevat tüüpi peavalude ennetamine tegelikult on väga sarnane. Et on elustiili muutused, mida me saame siis ise teha, psühholoogiline abi saame otsida ja siis edasi on juba nii-öelda sellised spetsiifilised ravimid. Siis laste puhul, et mida täiskasvanute puhul räägitakse, on siis alati uni, vedeliku tarbimine, regulaarne ja täisväärtuslik toitumine, piisav füüsiline aktiivsus ja siis nii-öelda see lõõgastusmoment, mida mina siis kutsun kas logelemiseks või jokutamiseks. Et see lõõgastumine tegelikult on väga oluline kõikides vanustes inimestele, ka siis pisikestele inimestele ja siis selle abiks on meil näiteks selline kalakene, kellega koos me saame siis rahunemist ja rahulikult hingamist harjutada. Ja mis veel, kui te mõtlete selle neiu peale, kelle sarnaseid meie lasteneuroloogide vastuvõtule satub päris sagedasti, on lisaks sellele lõõgastumisele on väga oluline üldine psühholoogiline heaolu, et millega tegelemise on väga kenasti ette võtnud siis PEASI, on vaimse tervise vitamiinid ja vaimse tervise vitamiinikuurid, millega ma kindlasti soovitan tutvuda. Aga et mis siis veel laste puhul on hästi oluline, on see, et lapsed vajavad turvatunnet. Et mulle meeldib öelda seda, et lapsed vajavad armastust ja piire. Et nad teavad, et on keegi, kes nende eest alati hoolitseb, ükskõik mis siis saab. Ja mida me lapsevanematena saame oma laste psühholoogilise heaolu tagamiseks teha, on tegelikult väga lihtne. Lastega tuleb rääkida. Et mind väga puudutas ühe kooliaega tehtud artikkel, mida võib Postimehest lugeda, kus ütles, et laste käest peaks küsima rohkemat kui seda, et kas on õpitud ja kas tuba on korras. Et tõeliselt teada eriti, mis toimub meie teismeliste laste peades, et tuleks juba võimalikult varakult seda suhet nii-öelda siis kultiveerida ja kasvatada, et see laps teaks seda, et lapse vanem on tema jaoks nii-öelda see turvaline sadam. Ja nüüd siis natukene täpsemalt ka pingetüüpi peavalusid ennetavast ravist, et mis on ka praktiliselt tegelikult sama, mis on migreene ennetav ravi, et kasutatakse siis neid toidulisandeid, mis inglise keeles on see nutraceutical ja on siis juba spetsiifilised ravimid, mis on laias laastus siis kas oma tüübilt antidepressandid või epilepsiavastased preparaadid peavalude ennetamiseks. Aga mis laste puhul on see, et laste valuravis on äärmiselt tugev platseeboefekt ja sellepärast ka peaksime alustama alati nii-öelda ohutumatest preparaatidest, et
et võib-olla kõige tugevama ja kõige paremini tuntud platseeboefektina võib siis kirjeldada seda, et kui laps saab haiget, et mida me siis teeme? Et me puhume peale ja valu läheb ära. Kui on peavaluprobleemiga tegemist, siis peale puhumine teinekord ka aitab, aga mitte alati, mida suuremal inimesel teismelisel juba, et siis me teinekord peame ikkagi rakendama muid ravimeetodeid ja alustama siis näiteks selliste ohutumate, vähem kõrvaltoimeid tekitavate preparaatidega ja kui nendest efekti ei ole, siis liikuma edasi juba siis retseptiravimiteni. Samamoodi migreeniga. Selleks, et arst oskaks seda haigust diagnoosida, soovitan väga kõigil peavaluprobleemidega lastel, kui nad on piisavalt suured ja nende vanematel, täita peavalupäevikut, mis on siis, mida on võimalik täita paberil või siis ka telefonis äpis. Kindlasti ka erinevaid veebirakendusi on selleks olemas. Ja täna jääb küsimusteks natukene rohkem ruumi ja aega kui eelmisel korral. Et ma siis hea meelega vastan ja lähen ka tagasi slaidide juurde, kui on huvi. Nii tore, Kadri. Aitäh sulle. Mulle eelmine kord ka meeldis ja seekord ka see lugelemise pool. See on nii oluline punkt, mis välja tuua nii täiskasvanute kui laste pool. Aga kui nüüd natukene seda diskussiooni alustada ja natukene tagasi minna võib-olla sinna, et kuidas Eestis laste peavaludega päriselt lood on. Et Norras sul olid päris mitmed riigid välja toodud ja Norras peavalude sagedus teatud vanusegrupis lastel oli päris kõrge. Kas Eestis ka mingid lastepõhiseid uuringuid tehtud on või kuidas siin? Minu teada peavaluhaigusega ei ole tehtud, vähemasti viimasel ajal mitte. Aga et proovisin ka just leida neid andmeid, mis võiks olla meile geograafiliselt nii-öelda lähedal või sarnastest riikidest. Et ilmselt see on ikkagi suhteliselt sarnane. Ja, ma just vaatasin, et need numbrid on enam-vähem jäävad võib-olla samasse protsendi skaalasse, aga Norra oli kuidagi hästi palju kõrgem. Mida märkusena küll sinna juurde tuleb öelda on see, et nendes uuringutes on kasutatud siis selle rahvusvahelise peavaluhaiguste klassifikatsiooni erinevaid variante ja mis nende uuringute kokkuvõtmist tavaliselt teeb ka keeruliseks on see, et seda, et oleks erinevates riikides tehtud uuringuid täpselt samamoodi on keeruline ja mis on üks ka selline tagasivaatavate või siis küsitlusuuringute probleem on see, et näiteks osalevadki rohkem need, kellel on see probleem. Et näiteks selle edukate uuring oli tehtud selliselt, et valiti välja siis üle Leedu erinevatest linnadest koolid, kus siis laste vanustest 7–17 paluti siis ühe päeva jooksul täita neid küsimustikke. Aga selleks, et lapsed saaksid seal uuringus osaleda, pidi neil olema lapsevanema luba ja päris paljudel juhtudel, et loodeti seal kaasata umbes 4000 last, aga päris palju oli neid lapsi, kes ei osalenud ja mis seal ka oli see, et vastasid rohkem tüdrukud ja tüdrukud ja naissugu kahjuks on kõikidest väheste eranditega peavaluhaigustest rohkem mõjutatud. Ja just tahtsin sinna ka liikuda küsimustega, et kas see kehtib juba ka lapse eas, et kas see protsentuaalne erinevus naiste ja meeste vahel migreeni puhul on see ju päris tugev, et kas see kehtib juba lapse east alates? See tuleb välja nii-öelda puberteedi järgselt. Et puberteedile eelnevalt tegelikult peavaluprobleeme on sarnaselt siis migreeni ja pingetüüpi peavalu on poistel tüdrukutel enam-vähem ühtemoodi, aga et pärast teismeiga on selgelt siis nii migreeni kui ka pingetüüpi peavalu tütarlastel rohkem.
Selge ja aitäh selle vastuse eest. Ma näen, et meil on tulnud need küsimused ka. Ma sain siin tehnilise poole pealt teada, et meie vestlusaken ei tööta, aga see Q&A küsimuste-vastuste aken töötab, et sealtkaudu mina küsimused kätte saan ja Kadrile esitada neid saan. Aga sa tegid hästi põhjaliku ülevaate sellest, milline pingepeavalu on, kuidas ta gruppidesse, vanusegruppiliselt jaotab ja kuidas seda ravida ka. Ja see 15-aastase tütarlapse näide ja kuidas teda aidata erinevatel meetoditel, nii vaimse tervise poole pealt, kuidas see püramiid sealt tugevamaks laduda, aga ka ravimite poole pealt oli hästi hea näitlik ja ma arvan, et andis kõikidele, kes me siin kuulame, hästi hea ülevaate. Kuidas kogemuslikult on? Kas lapse eas pigem juba ikkagi saab toidulisanditest või nendest nutriceuticalidest ka abi või tuleb ikkagi sagedasti ka ennetava ravi poole pöörduda? Pigem kogemus on see, et just see mittemedikamentoosne osa, ja siis ka see rahustamine, et mu lapsel ei ole tõsist ajuhaigust. Et mida sagedaste peavalude puhul lapsevanemad väga sageli kardavad, kas see on ajukasvaja. Et kui me saame vastata sellele küsimusele, et ei ole, tegemist on eraldiseisva peavaluhaigusega ja me oskame nõustada siis kõikide nende vaimse tervise vitamiinide osas ja üldiselt elustiili osas ka, et see juba aitab palju. Ning ka tegelikult vitamiinide efekt kroonilise peavalu puhul nii-öelda kogemuslikult. Ma tahaks öelda, et minu kolleegide hulgas on päris hea, aga et nii nagu lastel ka paljudel teistel puhkudel ja erinevate ravimitegagi on see, et meil teaduspõhisus, see, et oleks uuritud lapsi siis teadusuuringutes, et seda meil ei ole. Ja palju on siis tuletatud ka täiskasvanute pealt ja samamoodi on ka nende nutriceuticalide toidulisandite kasutamisega. Et täiskasvanute puhul rohkem migreeniga täiskasvanutel on näidatud, et see aitab osa hulka, osa patsientidest ja lastel samamoodi. Aga ma tulen uuesti tagasi selle juurde, et see placebo efekt on väga tugev. Aga kindlasti ka see, et kui erinevad, mida me siis ka vähemalt meie keskuses alati vaatame, on see, et oleks vitamiinid ja mineraalained kenasti korras. Et sageli aitab seda taastada siis täisväärtuslik ja mitmekülgne toitumine, aga mõnikord on vaja siis ka vitamiinide lisamanustamist. Selge, ma arvan, et sellest väga palju abi ka vastusena meie kuulajatele. Üks täpsem küsimus ka samal teemal. Kadri, millised oleksid näiteks 8-aastase lapse melatoniini annused ja kui tihti võib lastele melatoniini anda? Melatoniiniga on nüüd selline lugu, et see 8-aastane, et ka melatoniini manustamine käib kehakaalu järgi, et ma puht enam-vähem ette kujutades 8-aastast last arvaks, et see võiks olla kuskil kuni 4 milligrammi. Aga melatoniiniga on ka sedamoodi, et kui melatoniini tarvitada, siis peaks seda tegema regulaarselt, et näiteks 3-4 nädalat järjest. Et niimoodi, et üks õhtu siis tarvitan ja teine õhtu ei tarvita, et või vaatan nii-öelda, kuidas juhtub. Et kindlasti siis see melatoniini efekt ei ole nii hea. Kindlasti ma ei soovita melatoniini tarvitada nii-öelda igaks juhuks. Et melatoniin on ka selline preparaat, mida on pikalt peetud nii-öelda, ütleme niimoodi, et nagu üliturvaliseks. Et selles mõttes, et melatoniin nagu üldse mitte mingisugust kahju ei saa teha. Aga eriti kuna suures
suures annuses melatoniin on käsimüügis kättesaadaval Ameerikas, et siis seal on juba näidatud, et see ei ole päris probleemide vaba. Et ikkagi ka regulaarse melatoniini tarvitamisel, et te võiksite siis oma perearstiga vähemasti nõu pidada. Et toidulisandite nagu ka ravimite puhul tasub ikkagi alati tähelepanu pöörata, miks, mis annuses ja millal ja konsulteerida perearsti või erialaspetsialisti. Et mis ka melatoniini puhul on, mis see nii-öelda üks põhilisi mureallikaid on see, et kuna see ei ole ravim, ta ei ole registreeritud ravimina, siis tegelikult me ei pruugi ka teada seda, kui palju seda melatoniini seal täpselt on. Et on erinevaid... Millises preparaadis kui palju? Just, et nii mõnedki, mis nii-öelda on väljaspool apteeki võrku kättesaadavad melatoniini preparaadid, on see, et see melatoniini kogus sellega, mis on nii-öelda pakendi peal välja toodud ja see, kui palju tegelikult melatoniini sisaldab, et see võib kõikuda mõlemale poole, nii suurema annuse kui ka väiksema annuse poole mitmeid kordi. Ja see on see, miks tasub ikkagi ka toidulisandeid enamasti apteegist muretsemas käia. Ja kui seda tarvis on, siis apteegist. Aitäh selle vastuse, selle tähelepaneku eest, Kadri. Sa mainisid, et pingetüüpi peavalud ja migreen võivad esineda ka koos. Ja juba lapse eas ja see võib olla lapsele ka päris kurnav olemine. Ja meil on küsimus selle kohta, et kas lastele on ka eraldi head peavalu rakendust ja kuidas lapsi saada hästi järjepidevalt peavalupäevikut ükskõik siis millist pidama? Et alustan sellest teisest otsast, et eeskujuga. Et samamoodi nagu koolitööde kontrolliga on üks asi see, et lapsele endale tuleb jätta piisavalt vastutust ja teine asi on see, et tõesti, et see täitmise viis peab olema tema jaoks mugav. Seda, et oleks konkreetselt lastele või ütleme, et oleks eestikeelseid lastele suunatud peavaluäppe, minu teada ei ole. Neid on mitmeid erinevaid kättesaadavad, kas või Migrevention, et väga spetsiifiliselt just lastele suunatud äppi ma ei tea, aga kindlasti on neid kättesaadavaid mitmeid, et tuleb lihtsalt valida endale see, mis tundub kõige mugavam. Et nagu ma enne mainisin, on ka see, et laps on siis nii-öelda iseenda peavalu ekspert ja juba natukene suurem laps või koolis käiv laps enamasti oskab öelda seda, kas ta pea valutab alati ühtemoodi või valutab erinevat moodi. Ja siis oskab seda ka märkida siis tema vanusele sobival viisil. Võimalikult lihtsal viisil. Võib-olla Microventioni poole pealt kommentaariks siia see, et oleme teinud selle lahenduse võimalikult lihtsaks. Küll mitte lastele suunitletuks, aga lihtsaks peavaluga inimesele. Nii et vähemalt vanemad võivad vaadata. Kas peavaludest, ka pingetüüpi peavaludest hea peavaluhügieeni puhul ja vaimse tervise vitamiinide kasutamise ja selle püramiidi ladumise puhul võib ka välja kasvada? Ja, võib küll. Et siin on muidugi jälle see, et natukene nii-öelda kurvem uudis on migreeni põdevatele tütarlastele, et see nii-öelda väljakasvamine või migreenide lõppemine enamasti on siis üleminekueas, aga poisslapsed väga sageli saavad noore täiskasvanu vanuseks migreeni peavaludest lahti. Ja pingetüüpi peavaludega on nii, et see sagedus võib väheneda ikkagi sellisel määral, et see ei sega, ei ole see kurnav faktor. Et lootust on ja tasub nendega tegeleda kindlasti lapse eas, et hiljem oleks kergem. Just nii.
Kadri, üks spetsiifilisem küsimus. Kui 12-aastane tüdruk kurdab juba aastaid pearinglust, on perioode, kus sellist pearinglust on 2-3 korda nädalas, siis võib-olla nädalaid, kus sellist pearinglust ei esine. Ja peres esineb naisliini pidi migreene. Kas sellised sümptomid ja naisliini pidi esinev esmane peavalu võivad kuidagi olla omavahel seotud? Pearinglus ja migreenid võivad olla seotud, et on selline eraldi peavaluhaigus nagu vestibulaarne migreen. Aga selle vestibulaarse migreeni diagnoosimiseks peab siis sellel konkreetsel inimesel või lapsel olema ka migreeni tüüpi peavalud. Et episoodilise pearingluse põhjuseid on ka teisi. Ja et episoodilise, kui see on praegu ainult pearingluse probleem, et siis esimene arst, kellest võiks alustada, on tegelikult kõrvaarst. Et siis välja selgitada, et mis tüüpi see pearinglus on, kas selle pearinglusega kaasnevad ka kuulmise probleemid. Et kui on just selline 12-aastane, kas juba alanud puberteediga või prepuberteedis neiu, et on võimalik, et sellele lisanduvad migreeni tüüpi peavalud, aga on ka lootus, et ei lisandu. Siis on olemas veel üks lapse ja migreeni erinev alavariant, mis on siis healoomuline hootine pearinglus. Aga see sagedasti või kõige sagedamini algab ja esineb eelkooliealistel lastel. Ja see ongi niisugust pisikeste laste probleem, kellel tekib siis äkki pearinglus, tugev pearinglus, mida väliselt näha tavaliselt selliselt, et laps läheb näost kaameks, võib hakata tuikuma, ta silmad võivad volksuda ühe koha pealt teise külje peale ja tal on halb olla. Ja enamasti on nad sellise hirmunud olekuga ja otsivad siis näiteks lapsevanema lähedust. Ja see läheb paari minutiga mööda. Et seda nimetatakse siis migreeni eellasvariandiks ja et on päris palju lapsi nendel, kellel see healoomuline hootine pearinglus esineb, kellel hiljem tekivad migreeni tüüpi peavalu. Aga see on siis et see hakkab ikkagi eelkooli eas. Ja siis kuskil sellises eelteismelises eas võivad lisanduda sellele migreenid, et see pearinglus ise taandub. Aga kui on niimoodi, et ikkagi juba seal 10-aastane laps, kellel on lihtsalt pearingluse probleem, kellel peavalust ei ole, et siis see sellele healoomulisele hootisele pearinglusele vanuseliselt ei sobi. Et siis võiks kõrvaarsti juurest alustada. Aitäh selle põhjaliku vastuse eest. Kadri, räägime nägemisest ja korraks nägemisega seotud peavaludest. See on täiesti ilmselt eraldi tüüp, mis laste silmi ja peavalusid puudutab. Aga kui sagedased on pingepeavalud koos nägemismuredega lastel? Pingetüüpi peavalu puhul ei tohiks esineda nägemishäiret. Et kui peavaluga koos esineb nägemishäire, siis tegemist ei ole pingetüüpi peavaluga. Seda alustuseks. Et nägemisprobleeme siis lühinägelikkust või kaugnägelikkust esineb päris palju, mis siis nutiekraanidega on tekkinud, on siis silmapinge. Et siin on selline silmade ülepingutussündroom. Ekraani vaadates inimene pilgutab oluliselt harvemini ja see silma kaitsekile jääb nõrgaks ja siis lisaks on see sinine valgus, mis sealt tuleb. Sinine valgus küll enamasti mõjub rohkem sellele unerütmile, aga et need asjad kõik koos siis langetavad peavalude tekke läve. Et seda kaudu siis võiks need olla pingetüüpi. Et pingetüüpi peavalud või pingetüüpi peavaludega inimesed ei ole nii tundlikud erinevatele stressoritele nagu migreeniga patsiendid.
aga seda siiski esineb, et pingetüüpi peavaludel just eelkõige selline pidev psühholoogiline stress on see, mis neid seda tüüpi peavalusid nagu kõige rohkem alal hoiab. Mis võiks olla need, sa tõid näiteid enne vaimse tervise vitamiinidest. Mis võiks olla need 3 vaimse tervise vitamiini, mida ikka peavaludega vanem oma lapsele, enne kui tal peavalud üldse tekkinud on, kindlasti õpetab? No ma tahaks siiski alustada sellest oma lemmikust, et see ei ole küll ametlikult vaimse tervise vitamiin, aga et on just see, et mida väiksema lapsega on tegemist, et see, et tal oleks aega nii-öelda olla laps. Et neid muid pingeid võimalikult kaua edasi lükata. Aga et siis see muu, mis on hästi-hästi oluline, on uni. Järgmiseks ma võtaks une ja une kvaliteedi. Ja ütleme niimoodi toitumine ja liikumine. Et uni, toitumine, liikumine oleks siis nii-öelda see kolmik, kui jätta välja siis see logelemine või siis nii-öelda see üldiselt aeg olla lihtsalt laps ja nautida seda, et ei ole neid lisapingeid veel, ei ole neid suurte inimeste muresid. Ma vist juba enne ütlesin, et ma selle lugelemise paneks küll kõikidele täiskasvanutele ja lastele ka lisaks, sellepärast et seda me peaks küll kõik aeg-ajalt tegema. Üks küsimus veel. Ja peavalupäeviku kohta. Kui kaua peaks peavalupäevikut päriselt pidama enne, kui saaks infot, mis tüüpi peavaluga lapsel tegemist on? See eelkõige sõltub sellest, et kui sagedus need peavalud on. Et selleks, et diagnoosida migreeni, ametlikult on vaja 5 ühetaolist episoodi või sarnast episoodi. Et siis olenevalt sellest tõesti, et kui sagedus need peavalud on. Et kui on nii tegemist igapäevase peavaluga, no siis piisab sellest, et kui seda päevikut täita nädal aega. Et nii-öelda selle diagnoosi mõttes. Kui on tegemist harvema, et näiteks ongi, et lapsel valutab pea kord nädalas, et siis kusagil kuu aega. Aga nii nagu ka paljude teiste seisundite puhul, siis lõppeks selleks nii-öelda konkreetsest diagnoosist tähtsam on see, mida me selle peale hakkame. Ja selleks, et siis inimene ise ja ka see laps leiaks peavalupäevikust, siis endale kõige rohkemat abi on see, et seda tulekski täita pidevalt. Aga enne siis arsti juurde pöördumist, et kuna järjekorrad on niikuinii kaunikesti pikad näiteks laste neuroloogi juurde pöördumisel, et siis oleks hea täita seda päevikut siis sel ajal, kui vastuvõtu aega oodata. Ja kindlasti ka näiteks kui on mõnel kuulajal tekkinud see mõte, et kas minul või mu lapsel võiks olla siis migreeni või pingetüüpi peavaluga tegemist, et siis võib alustada seda päeviku täitmist juba kohe praegu, enne seda, kui külastada oma perearsti. Sest mida suurema inimesega on tegemist, et siis esmased ravisoovitused saab juba ka perearst anda. Aga et siis erialaspetsialisti juurde laste puhul kindlasti tuleks pöörduda, kui on tegemist väikelapsega, kellel on krooniline peavalu, ja täiskasvanute puhul juba siis, kui see peavalu ei allu esmastele võtetele. Ja peavalupäevik alati kaasa, sellepärast, et see on see informatsioon, mille me ise saame kaasa võtta. Ja sellepärast on ka need äpid paremad, et täitsime peavalupäevikut küll, aga et see ei köögilauale. Seda ikka juhtub. Et ei unune maha ja ükski koduloom ei söö ära nagu koduseid töid kooli ajal. Täpselt. Aga üks küsimus veel siia lõpupoole ja kui kellelgi on veel küsimusi, siis küsimuste-vastuste vormi tõttu paar küsimust veel saame vastu võtta. Kas lapsel, kellel on aktiivsus tähelepanu häire, võib olla peavaluga sellega seotud? Kindlasti võib, sellepärast, et lapsel, kellel on aktiivsus tähelepanu häire, ütleme nii, et temal seda stressi, pinget
elu ja toimetustega hakkama saamiseks on rohkem kui teisel tema vanusel lapsel, kellel ei ole aktiivsustähelepanuhäiret. Et sellel puhul eriti just nii-öelda pingete maandamine ja siis võimalus need selliselt sobival viisil välja elada on kindlasti hästi oluline. Ja siis sõltuvalt juba sellest, et milliseid või kas see toob takistusi, probleeme näiteks koolis ette, et siis spetsiifilist ravi siis just aktiivsustähelepanuhäire osas ka kaalud. Ja võib-olla üks küsimus, mis ei ole üldse nii pingepeavalusid puudutav, aga kas lastel võib esineda peavalu ka peale intensiivset treeningut, rasket koolipäeva? Mida teha ja kuidas seda ennetada? Et siin ma need kaks asja nii-öelda lööks omavahel lahku, et pärast intensiivset koolipäeva võib tekkida igat laadi peavalusid. Et just see nii-öelda see psühholoogiline stress, väsimus, mis pika päevaga veel kokku käivad, eriti teismeeli seas on vähene uni, pinge, kuidas ma oma töödega hakkama saan, kuidas söödud parajasti on, et kõik need asjad nii-öelda päeva lõpuks kumuleeruvad ja see on see nii-öelda see viimane tilk karikasse, mis võib esile kutsuda erinevaid peavalusid. Siis nüüd trenniga või siis tugeva füüsilise pingutusega seotud peavalu tegelikult on olemas ka eraldi peavalu sündroomina. Ja et selle peavaluhaiguse diagnoosimiseks siis peabki olema see, et on nii-öelda põhjuslik ja järjepidev seos siis mingit laadi füüsilise aktiivsusega. Ja lisaks on see, et siis inimesel või lapsel, kellel on migreen, füüsiline aktiivsuse treening võib esile kutsuda migreene. Et kui see on probleemiks, füüsilisel koormusel tekivad peavalud, et sellisel puhul lapseealise inimesega võiks lasteneuroloogi külastada, et aru saada siis sellest, et kas tegemist on mõne muu peavaluga, mida see füüsiline aktiivsus siis esile kutsub või ägestab, või on tegemist siis eraldi peavaluhaigusega. Aitäh, Kadri. Tahaksin ühe küsimuse veel küsida, kuna nägemisest korraks rääkisime, siis üks spetsiifilisem küsimus ka nägemise teemal. Kas väike lapse amblüoopia võib peavaludega seotud olla? Valud lapsel migreeni tüüpi vahel oksendamisega, vahel mitte? Amblüoopia ehk siis nii-öelda laisk silm. Siin tahaks juba alustuseks küsida täpsustavaid küsimusi, et kindlasti nägemishäired võivad olla peavaludega seotud, aga et sellisel puhul ma pigem ei peaks seda nii-öelda selleks peasüüdlaseks. Et neid lapsi, kellel see laissilm on, et neid on päris palju, aga mitte kõigile peavalusid. Et pigem on see, et kui on migreeni tüüpi peavalu, siis küsiks perekonna anamneesi kohta, kas perekonnas siis esineb migreene. Et migreen siiski on eraldiseisev haigus, mille täpset tekkemehhanismi me ei tea. Ja võib juhtuda lihtsalt, et on kaks on kokku sattunud. Kadri, aitäh. Mul on ikka tunne, et meil ei laste peavaludest palju rääkimata, sellepärast et küsimusi, mis tuli, oli nii põnevaid ning mõned mõtted, mis sa kordasid ja see püramiidi ladumine, et me tegelikult peame alustama hoopis mingitest muudest oskustest, mitte esimese asjana haarama ravimite järgi. See kehtib mitte ainult laste, aga ka kõikide täiskasvanud kuulajate puhul. Aitäh, et sa jälle tulid, meile nii palju tarkust jagasid ja soovin kõigile mõnusat õhtut. Mina tänan kutsumast ja soovin kõike head ja jälgige ja tehke siis seda vaimse vitamiinikuuri. Teeme nii. Aitäh, head õhtut.